Tšau kõigile, mina Merka jälle täna siin. Täna proovin, ma katsetan enda peal 4 sellist asja. Nagu näha siit esimese pealt on see nii-öelda silmatatoveering. Ärge küsige, peaks umbes välja nägema pärast selline. Siis ma tellisin ka sellist natuke värvilist. Ja siis natuke põnevamad, need käivad huulte peale. Ja, need käivad huulte peale. Ja nii-öelda tegemist siis huuletatoveeringutega. Ehk siis lip-tatuus, eye-tatuus. Peaks nagu toimima samamoodi, ma lugesin siit tagant. Et paned selle sobivalt silma peale. Teed mingi niiske lapiga märjaks, hoiad natuke peal. Võtad ära ja voila on ju. Et see super lihtne peaks olema. Igal juhul proovime need ära. Need olid väga odavad. Kuskil maks kas mingi 2, 3, 4, 5 eurot. Olenevalt siis mida täpsemalt tellida tahad. Ma alustan silma omast. Võtame selle ägeda musta. Pakend on siis selline. Mis see kukkus? Mingi jama. Ja pakis on 2 tükki. Nii, esimene asi mul oli kohe sees nagu what? Nagu kellel on nii suured silmad? Siin on kile peal ja tagant on nagu see saad välja võtta. Ja nagu for really? Kuhu kohta ma panen selle? Kulmu peale või? Mul 2 korda väiksem silm ju. Päriselt või? No nagu täiega fail ju. Nagu ma ei saa seda siit eest ka lühemaks lõigata ju. Kas mul on mingi pilusilm või? Appi kui haige. Nüüd pean kulmu ära lõikama või? Ma arvan, et see, mis käib siia silma alla, see mulle sobiks siia ülesse pigem. Jeesus Kristus. No ei lähe ju. Ma ei saa panna seda endale ju. Mitte mingi imenipiga mul ei lähe see ju kuskile. Ma tegin selle teisega lahti, teine näeb välja selline. Värvid on küll ilusad. Aga nagu ikka. Siin pole nagu ühtegi võimalust, et kuhu ma panen selle. Siia. Nagu kulmu peale. Kuule, kulmu peale on küll äge. Jah, aga need ei ole selle jaoks mõeldud. Nagu kuskile mujale ta ei lähe mulle ju. Kulm on sama suur kui silm, noh. Igastast ma lõikan selle musta siit lahti. Alumise ja ülemise osa. Appi. See muster on veel siin pool, nii et kui ma tahan seda silma peale panna, siis ma pean panema nii pidi. Ja nagu nüüd ma ei näe üldse mitte midagi. Nad võiks nagu vähemalt selle mustri siia poole printida, et nagu näeks, et kuidas sa selle silma peale paned. Ma alustan sellest, ma võtan selle kile siit ära. Kas see kleepub ka? Natuke kleepub. Ma arvan, ma paneks selle siia üles poole niimoodi. Sest ma ei näe ju, kuhu ma pean selle joone panema. Täiesti võssa läheb see ju. Seal oli kirjas, et siis tupsutada veega. Ja siis hoida ka mingi 1 minut. See koht on küll mõnna. Teisele poole tuleb värviline. Ja ma üritan samamoodi panna. Läks paigast ära. Hoiame veel ilusti. Nüüd, nii. Muidugi silmade ümber mul meiki ega jumestuskreemi ega midagi ei ole. Sest seal paki taga on kirjutatud, et ei tohi mingit põhja nagu all olla. Tupsutame veel, tupsutame ja tubli. See silm peaks küll korras olema. See must on nagu ilusti, väga ilusti, aga natukene vale koha peal on. Või mis te arvate? Tegelikult on äge ju. Kui kes see kohta saaks panna end. Ma arvan, siis peaks hästi selle mustri lähedalt lõikama, et aru saaks, kuhu panema peab. Kas tuleb ära või? Ongi värviline. Jumala äge. Ma oleks nagu öökull. Kuule, nii on jumala ilus, kui ukse sees on. On ju?
kui siia alla mingit musta lauvärvi panna ilusti ära hajutada, ma arvan, et võib isegi asja saada, et võib-olla julgeks isegi sellega kuskile Halloweeni peale minna. Aga nagu midagi ei tunne küll, et silmade peal oleks või et see oleks mingi hullult paks kleeps, et sellist asja ei tunne küll, et hästi mugav on. Mis ma nende ülemiste osadega teen? Panen siia või? Need ei mahu siia ka mul ju. Ei, tuleb panna. Seekord ma lõikan siis siit alt ääre lähedalt, et ma vähemalt teaksin nagu, kuhu kohta enamjaolt ma selle panema pean. Nii ma võtan selle värvilise. Ja see läheb siis siia kuskile. Panen siia. Nagu reaalselt, et seda kasutada peab mu kulm olema vist silma suurune. Ja paneme teise ka. Nii on palju mugavam panna, kui see äär on vähemalt näha, et kuhu panema peab. On enam-vähem. Ma olen reaalselt nagu öökull ju. Halloweeni make-up tutorial. Kuidas olla öökull? Kes tahab Halloweenil öökull olla? Ok. Pritsib. Nii kurb. Las need jahtuvad siin. Kaugelt on küll päris huvitav nagu, et mis asi su näos veel on ju. Ei kommenteeri. Nii, aitab küll. Jumala äge ju. See oleks nagu graffiti. Ma tõusutan üle. Siin läks natuke juustesse vist. Nüüd jäi nagu kinni, kui ma vett peale panin. What the hell was that? Oh my god. Kes ma olen selline? Kuhu ma lähen niimoodi? Mul oleks nagu 2 paari silmi ju. On ju? Appi. Need oleks nagu kulmud. Aga see tatokas on küll jumala äge. Kui selline asi sulle silmade peale mahub ja see õieti panna, siis ma arvan, see jääb väga äge. See must on ilusam minu arust, see värviline ei ole nii kihvt. Kuhu ma lähen niimoodi? Nagu ausalt või? Kaugelt? Mis asi see on? Järgmiseks on siis mul huuletatoveeringud. Võtame selle leopardiga ikka, et mida rohkem, seda uhkem. Nii näeb välja selline. Ja siin taga on joonistatud, nagu, mille järgi peab välja lõikama. Ja siin saad valida ka suurus, et milline suurus sulle sobib, et seda peab nagu huulte peal ära mõõtma. Nii et ma lõikan siit algul mingisuguse riba välja ja siis vaatab edasi vist. Nii, mul on 2 seda riba nüüd. See on ülemine ja see on alumine. Nüüd ma pean nad huulte peale panema ja siis uuesti mõõtma hakkama. Nagu, what? Siit ülevalt huule pealt ei tohi enam lõigata, et kui lõikad, siis alt poolt. Okei, ma lõikan algul siit need otsad ära. Ma lõikan suht umbes nii, et ma ei tea, tundub okma väga palju. Nagu, what the heck? Veel. Mul pole nagu õrna aimugi, kuidas ma peaksin selle oma huulte peale saama. Kuigi on öeldud siin, et mitte seda ülemist äärt lõigata, siis ma olen siit ka natuke lõikanud. See tundub nagu ebareaalne, et kuidas see mahub muidu. Okei, enne vähe. Aga see ülemine äär on nii kole kuidagi. No, kas läheb? Vähem. Igastahes ma pean selle nüüd teistpidi peale panema, nii et ma ei näe ise mitte midagi jälle. Ma ei näe isegi, kus see keskkoht ju on. See haiseb nagu kummiliim. Ei näe ju. Hoian kinni. Ei saa rääkida. God. Täiega lahe ju.
nii. Silume ära. Asi on öökullist kaugel juba. Kuule, see on nii kihvt. Mõtle, kui tahad mingi Halloweenil mingi leopardiks või kassiks riietuda ja siis paned need huuled nagu. Natuke on nagu imelik tunne. Et nagu kisuks, aga selline tunne küll ei ole, et nagu mingi kile on peale. Täiega lahe. On ju. Ma tahan panna juba alumist osa. Kus on alumine osa? Kus on alumine osa? Kus on? Sain? Ei saanud. Sain. Nüüd ma olen äksi täis. Läheb. See peaks isegi niisama minema ilma lõikamata. Proovime. Siin on nagu nurgad mustad. Ei tea. Ei, need nurgad peaks ikka ära lõikama. Kus sai see ikka? Natuke vist jäi väikseks. Aga sai. Need huuletatokad on küll täiega lahedad. Natukene lühikeseks jäi mul. Natuke on selline kuiv tunne, aga tundub, et päris hästi saab rääkida. Kaugelt on nagu kaelkirjak. Öökull. Kes ma siis täpsemalt olen, kes seda teab, on ju? Äge! Või mis? Mul räigelt need huuled meeldivad. Nii, asi on nüüd nii kaugel, et ma proovisin siin pilti teha. Ja selle ajaga, nagu ma pidin pidevalt neid niisutama ja praegu siit nurgast hakkas lahti tulema. Nii et ma proovin selle ära võtta. Päris tugevalt on osad kohad kinni. Aga olgu, ma võtan selle kuidagi veega maha. Ma arvan, ma võtan need silmaasjad ka maha, sest see on nagu väga rõve. Ja ma näen välja nagu transvestit. Ma olen tagasi ja sain ilusti kõik maha. Meigi eemaldajaga ma seda maha ei saanud ja tavalise toiduõliga pidin võtma, et mida rohkem toiduõli ma panin, seda paremini see maha tuli. Ja ma tegin selle elektrilise harjaga ka veel, et ma ei tea muidu, kuidas ma oleks selle nuustikuga pidanud vist maha nühkima. Suht kõvasti jääb kinni, nii et sellega tuleks arvestada. Aga okei, ma teen nüüd need ilusad litriga huuled. Ja vaatame, kuidas siis jääb. Nagu okei, eestpoolt. Siin taga ei ole neid. Mille järgi ma lõikama pean, huvitav. Nagu mis asja? Kuhu, kuidas ma lõikan need siis? Kas see on mingi praak on mul või... Ma arvan, et see on praak äkki selles suhtes. Mis on kõige ägedam, ma arvasin, ma tellin nagu ägedad nagu väikeste litritega, aga see on lihtsalt nagu siia nagu prinditud peale. Ja et siin ei ole mingid kivikesi ega mingid litrid ega mingid asju, et lihtsalt siuke pilt on nagu oleks litrid. Mul on see vana jälg alumine. Õnneks mul on see ülemine ka. Ma proovin nende järgi kuidagi lõigata. Ebareaalne. Ma sain hakkama sellise asjaga, mis tuli päris okei. Ma lõikasin natuke otsad pikemad ka. Ma pean ikka lühemaks lõikama. Liiga pikad tulid. Mul nikerdamine, noh. Ma arvan, et see on okei. Ma loodan, et see jääb ilus. Okei. Mis asi see on? Mul oleks nagu hambapasta läinud huulte peale. On nagu litrid huulte peal ja. Siia jäi mingi auka sisse. Fail. Selle alumise osa ma lõikasin ka nüüd natuke pikema. Nii. Täpselt selline mulje, et oleks nagu litreid huule peal kasutanud. Särab.
vist mitte. või siuke tunne on, nagu oleks seda hupa-pupa nätsunud, siis on kõik üle huulte. aga see on ka omamoodi lukk, on ju. Kaugelt ka ilusam ei ole. Nagu ei. Võtame selle kohe maha. Ei tule ju maha. Olgu, las ta jääda siis. Eks elame edasi. Ja kui kellelgi on huvi neid tätoveeringuid tellida, proovida, siis ma panen lingid alati siia infoboksi. Aga senikaua olge mõnusad ja kohtume varsti. Tšau!